The Savior perceived the strength or weakness in the Päästja tunnetas ennast ümbritsevate inimeste usu tugevust või nõrkust. Ühele ütles ta heaks kiitvalt, su usk on suur. Teisega koos kurvastas, teie nõdrausulised. Mõnelt küsis, kus on teie usk? Ja Jeesus tõstis esile teise öeldes, kogu Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Küsin endalt, millisena näeb päästja minu usku? Ja täna õhtul küsin teilt, millisena näeb päästja teie usku? Usk issandasse Jeesusesse Kristusesse ei ole midagi, mis vabalt õhus ringi hõljub. Usk ei lange meie peale juhuslikult ega püsi meiega sünni eesõiguse pärast. Usk on, nagu pühakirjad ütlevad, kindel usaldus, veendumus sellest, mida ei nähta. Usust kiirgab valgust ja see valgus on märgatav. Usk Jeesusesse Kristusesse on taevaand, mille me saame, kui otsustame uskuda ja seda otsime ning sellest kinni hoiame. Teie usk kas kasvab tugevamaks või jääb nõrgemaks. Usk on väepõhimõte, mis pole tähtis ainult selles elus, vaid ka eesriistest teisel pool. Kristuse armus päästetakse meid kord usu kaudu tema nimesse. Teie usu tulevik ei sõltu juhusest, vaid valikust. Kuu aega tagasi kohtasin ma Brasiilias Haroldo Cavalacit. Ta sai ristitud 21-aastaselt ja oli oma peres esimene kirikuliige. Tema usk põles eredalt ja ta hakkas kohe missionil teenimiseks valmistuma. Kahjuks diagnoositi Haroldo emal vähk. 3 kuud hiljem, vaid mõni päev enne oma surma, rääkis ta Haroldole oma suurimast murest. Kuna neil polnud ühtegi sugulast, kes oleks saanud aidata, pidi Haroldo võtma täie vastutuse oma 2 noorema õe ja väikevenna eest. Ta lubas pühalikult oma surevale emale, et teeb seda. Päeval töötas ta pangas ja õhtul käis ülikoolis. Ta jätkas oma ristimislepingutest kinnipidamisest, kuid tema lootused põhimisjonil teenida olid luhtunud. Tema missioniks oli pere eest hoolitsemine. Mitu kuud hiljem uuris Haroldo sakramendikõnet ette valmistades Samueli sõnu kuningas Saulile. Sõna kuulmine on parem kui tapaohver. Haroldo sai pealtnäha võimatu mulje, et peab kuuletuma prohveti kutsele missionil teenida. Kohkumata enda teel seisvatest takistustest, astus ta suure usuga edasi. Haroldo pani kõrvale iga Brasiilia cruzeiro, mis võis. 23-aastaselt sai ta missionikutse. Ta ütles oma vennale, kui palju raha iga kuu tema arvelt pere jaoks välja võtta. Haroldol polnud ikka veel küllalt raha, et maksta täielikult oma missioni ning venna ja õdede elamiskulude eest. Kuid tugeva usuga läks ta MKK-sse. Nädal hiljem sai ta esimese paljudest õnnistustest. Pank, kus vanem Calvacante oli töötanud, 2-kordistas ootamatult rahasumma, mille ta pidi töölt lahkudes saama. See ime, koos paljude teistega, andis talle tema äraolekul vajaliku raha missioni ja pere jaoks. 20 aastat hiljem teenib vend Cavalcanti nüüd Brasiilia Recife Viagemi vaia juhatajana. Tagasi vaadates ütleb ta nende päevade kohta. Kui ma püüdsin elada õigemeelselt, tundsin päästja armastust ja juhatust. Mu usk kasvas ning aitas mul katsumustest üle saada. Haroldo usk ei olnud juhus, vaid valik. On palju kristlikke mehi ja naisi, kellel on sügav usk issandasse, Jeesusesse Kristusesse, ning me austame neid. Kuid vennad, meile on antud midagi enamat. Jumala preesterlus, Jumala vägi, mille taastasid maa peale pühad inglid. See teeb meist teistest erinevaks.
Teie ei seisa enam neutraalsel pinnal. Teie usk ei kasva mitte juhuse, vaid valiku kaudu. See, kuidas me oma elu elame, kas suurendab või vähendab meie usku. Palve, kuulekus, ausus, puhtus mõtetes ja tegudes ning omakasu püüdmatus suurendavad usku. Ilma nendeta meie usk kahaneb. Miks ütles päästja Peetrusele, mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõppeks? Kuna meie vastane, kes tunneb rõõmu meie usu hävitamisest. Kaitske oma usku väsimatult. Siiraste küsimuste esitamisel on tähtis osa usu kasvatamisel ja me kasutame nii oma mõistust kui ka tundeid. Issand ütles, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu südames. Mitte kõik vastused ei tule kohe, kuid enamus küsimusi leiab lahenduse siira uurimise ja Jumala vastuste otsimise kaudu. Kui me kasutame oma meelt, kuid mitte südant, ei saa me vaimseid vastuseid. Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaimu kaudu. Ja et meid aidata, lubas Jeesus anda meile teise trööstja ja kutsus seda isegi tõe vaimuks. Usk ei nõua kunagi vastust igale küsimusele, vaid otsib kinnitust ja julgust edasi minna. Mõnikord tõdedes, et ma ei tea kõike, kuid ma tean küllalt, et jüngri rajal jätkata. Kui me sukeldume pidevalt kahtlustesse, mida kütavad uskmatute ja truudusetute vastused, siis nõrgeneb meie usk Jeesusesse Kristusesse ja taastamisse. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus. Näiteks, ei ole küsimused prohvet Joseph Smithi kohta uued. Neid on küsitud juba ajast, kui see töö alguse sai. Kõikidele usklikele, kes vaatavad peaaegu 200 aasta tagustele prohvet Joseph Smithiga seotud sündmustele või tema ütlustele läbi 21. sajandi värviliste prillide, tahan ma anda sõbralikku nõu. Ärge olge praegu vend Josephist suhtes nii kriitiline. Tulevikus on teil 100 korda rohkem informatsiooni, kui võib leida kõigis tänapäeva interneti otsingumootorites. Ning see saab olema rangelt usaldusväärne. Vaadake tema elu tervikuna. Ta sündis vaesuses, sai vähe kooliharidust, kuid tõlkis Mormoni raamatu vähem kui 90 päevaga. 10 000 ausad pühendunud mehed ja naised liitusid taastamistööga. 38-aastaselt pitseeris Joosep oma tunnistuse oma verega. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli Jumala prohvet. Jõudke sellest selgusele ja minge edasi. Nii Piibel kui Mormoni raamat kinnitavad meile kaunilt, et Jeesus Kristus oli Jumala poeg. Ma hoian oma käes Mormoni raamatu esimest prantsuskeelset väljaannet, mille avaldas John Taylor, kui ta alustas oma tööd Prantsusmaal 1852. aastal. Mormoni raamat on nüüdseks kas terviklikult või osaliselt tõlgitud 110 maailma keelde. See annab vaimse ja ka materiaalse tunnistuse taastamise tõelisusest. Millal teie viimati Mormoni raamatu kaanest kaaneni läbi lugesite? Lugege seda veel kord. See tugevdab teie usku. Üks teine kingitus Jumalalt, mis meie usku suurendab, on esimese presidentkonna ja 12 apostlikvoorumi juhatus. Täna toetasime 3 uut 12 apostlikvoorumi liiget ja ma tervitan vanem Rasbandi, vanem Stevensoni ja vanem Renlundi. Paulus ütles, ja tema kutsus mõned apostleiks ja mõned prohveteiks, et pühi inimesi täielikult valmistada. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele. Ega jääks enam väetimaeks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules, inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetuse võlgutamiseks.
Esimese presidentkonna 12 juhatus aitab meie usku kaitsta. Kuigi teie algne usutuli võib olla väike, kasvab õigemeelsete valikute kaudu teie usaldus Jumalasse ja teie usk suureneb. Surelikkuse raskused puhuvad teie vastu ja kurjuse jõud pimeduses luuravad, et teie usku summutada. Kuid kui te jätkate heade valikute tegemist, panete oma usalduse Jumalasse ja jälgite tema poega, saadab Issand suuremat valgust ja teadmist ning teie usk muutub püsivaks ja kõigutamatuks. President Thomas S. Monson ütles, ärge kartke, tulevik on sama helge nagu teie uski. Selle kiriku noorte meeste usk on imetlusväärne. Selle aasta 12. juunil sain ma e-kirja, milles mulle teatati, et ühe Utah koguduse piiskop, tema naine ja 2 nende lastest olid lennuõnnetuses hukkunud. Piiskop Mark Openshaw oli juhtinud lennukit, kui see väikesest lennujaamast õhku tõusis, siis ühtäkki seiskus mootor ja lennuk kukkus alla. Piiskop Openshaw, tema naine Anna ja nende lapsed Tanner ja Ellie hukkusid õnnetuses. Imekombel pääses nende 5-aastane poeg Max, kes oli koos istmega lennukist välja heiskunud, vaid mõne luumurruga. Sain teada, et nende vanim poeg, vanem Porter Openshaw, teenis Marshallis saarte Majuro missionil ja nende 17-aastane poeg Zane oli vahetusõpilasprogrammi raames Saksamaal. Ma helistasin vanem Openshawle jõulusaarele. Kuigi ta oli oma isa, ema, venna ja õe surmast muserdatud, hakkas vanem Openshaw kohe muret tundma oma 2 noorema venna pärast. Lõpuks otsustasid vanem Openshaw ja tema vend Zane, et teised võivad kodus abiks olla ning Porter peaks oma missionile jääma. Nad teadsid, et vanemad oleksid seda soovinud. Kui ma vanem Openshawga rääkisin, tundsin tema kurbust, kuid samuti tema kustutamatut usutuld. Mul on usku, ütles ta mulle, ja ma tean ilma igasuguse kahtluseta, et näen oma perekonda taas. Me leiame oma katsumustes alati jõudu, meie Issandas Jeesuses Kristuses. Kõikvõimas Jumal on mind ja mu vendi nii selgesti aidanud kogu selle raske katsumuse jooksul. Zane'i kohtasin ma esimest korda matustel. Kui ma vaatasin koguduse hoones meie ees seisvat 4 kirstu, imetlesin ma selle 17-aastase tugevat usku, kui ta kogudusele kõneles. Täna, ütles ta, oleme kogunenud alandliku südame ja vaevatud hingega, et mälestada minu ema, isa, Tanneri ja Ellie elu. Me oleme koos rääkinud, koos nutnud, koos meenutanud ja koos tundnud Jumala kätt. Päev pärast seda, kui ma õnnetusest teada sain, leidsin ma oma kotist kirja emalt. Ta kirjutas järgmist. Zane, pea meeles, kes sa oled ja kust sa tuled. Me palvetame sinu eest ja igatseme sind. Zane jätkas. Minu ema poleks suutnud öelda sobivamaid viimaseid sõnu. Ma tean, et tema koos Tanneri, Ellie ja mu isaga palvetavad minu vendade ja minu eest. Ma tean, et nad palvetavad, et ma peaksin meeles, kes ma olen, kuna nagu teiegi olen ma Jumala laps ning tema saatis mind siia. Ma tunnistan, et kui üksinda me ennast ka ei tunneks, Jumal ei jäta meid iialgi. Mu kallid sõbrad, teie usk ei saanud alguse sünnihetkest ega lõppe surmaga. Usk on valik. Tugevdage oma usku ja elage päästja heakskiitvate sõnade su usk on suur väärilisena. Kui te seda teete, siis luban ma teile, et Jeesuse Kristuse armu kaudu võimaldab teie usk teil ühel päeval seista nendega, keda te armastate, puhtana Jumala juures, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.